Täna ma jätkan meie sarja Soovin, et sul läheks hästi. Ja see on Jumala süda, see on Jumala soov. Ja me usume ka siin Jumala kristlastena soovime, et meil üksteisel läheks hästi. Ja Jumala sõnas on ka nippe, kuidas meil läheb hästi. See on käsiraamat ju meile, meie elu käsiraamat, mis kirjeldab, mis annab nõu, et mida sa peaksid tegema, et sul läheks hästi. Sa võid seda järgida, sa võid seda ka mitte järgida, nii nagu me üldse kasutusjuhenditega ju teeme, et enamjaolt me neid ei loegi, asjad nagu hästi ei toimi ja siis, kui on häda käes, siis me võtame selle kasutusjuhendi välja. Nii et õpime siis sellest heast kasutusjuhendist, vaatame, mida teha, et meil läheks hästi. Me oleme 4 korda sellest juba rääkinud, täna on 5. kord ja 1 kord vähemalt tuleb veel. Nii, ja ma alustan kirjakohaga. See on üldiselt peaks olema roomlastele 10. Tundub, et ma ei ole kirjakohtadega seekord hästi hakkama saanud. Ma käisin kodus neil järgi, ikka ma olen vale slaidi salvestanud. Nii et tuleb täna siis rakendada lihtsalt kuulamist, kaasa lugemist. Ja me loeme kõigepealt roomlastele 10:9. Kui sul piiblit ei ole kaasas, siis ära muretse. Ma loen, sina kuula, võta kõike endasse nagu üks hea nuustik. Ja roomlaste 10:9 ütleb, et kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse. Aamen. Ja loen siia kõrvale teise kirjakoha, Luuka 6:38. Luuka 6:38. Andke ja teile antakse. Hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe, sest selle mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse teile tagasi. Nüüd sama Jumal on kirjutanud nii Rooma 10:9, mis rääkis meile päästmisest usu läbi, ja on kirjutanud ka Luuka 6:38. Nii et kui sa usaldad Jumalat salmis roomlastele 10:9 ja usud ja usaldad, et usu läbi temast on sul igavene elu, siis me võime usaldada ka salmi Luuka 6:38, mis räägib andmisest. Ja andmine on Jumala loomuses. Jah, ei tule. Andmine on Jumala loomuses ja andmine on Jumala süda. Ja siin peaks seina peal olema praegu pilt kardiogrammis, sa tead seda, Merka joonistab meil kardiogramm. Et see on ka nagu selline saad, annad ja endale jääb ka. Et see on Jumala süda, on see andmine. Ja Jumal õhutab meid olema nagu tema, et me oleksime tema moodi. Me natuke vaatame tagasi ka meie eelmistele kordadele, kus me arutasime ja lugesime ja leidsime, et Jumala oma on kõik on Jumala oma. Ja ta kutsub meid olema nii-öelda need head haldajad. Või nagu me lugesime ühte tähendamissõna mõisnikust ja mõisavalitsejast, ta kutsub meid olema need head mõisavalitsejad. Jumal on meie allikas. Jumal annab vahendid, et sinust läbi voolata. Ta kallab sulle juurde, kui sa voolad läbi. Nüüd on meil siin laua peal teies erinevad anumad. Üks on hästi pisike, teine on natuke suurem, 3. on veel suurem ja 4. on kõige suurem. See kõige suurem on 10-liitrine lausa. Nüüd Jumal ühele kallab nii, teisele kallab naa. Mis sa arvad, kas ta teeb vahet isikute vahel? Miks ta ühele kallab nagu tilgakene ja teisele kallab tsisterniga? Miks sa Jumal nii teed? Üks on nagu nii õnnistatud ja teine on nagu kuidagi, nii õnnistatud nagu ei ole või me ise tunneme niimoodi, et ma nagu olen vähe õnnistatud ja teine kristlane on nii palju õnnistatud. Kas ta teeb vahet isikute vahel? Kuidas? Ei mahu rohkem. Nii et Kaial on juba küll, temale piisab sellest pisikesest. Jumal ei tee vahet isikute vahel, me ise põhjustame selle. Miks ühele kallatakse natukene, teisele veidi rohkem ja teisele veel rohkem. Sest Piibel ütles seda, nagu ma just lugesin, et selle mõõduga, millega teie mõõdate,
mõõdetakse ka teile. Ja kui meie oleme nüüd need, kellest voolab läbi, ehk siis saad, annad, niimoodi voolad läbi, saad ja annad, siis ei ole meil kunagi puudust. Ja kui Jumal saab sinu läbi anda, siis saab ta ka sulle anda. Kui Jumal saab sinu läbi anda, siis saab ta ka sulle anda. Ja üks vahva ilmutus, mille ma sain, on see, et mitte meie vara, mis meil on, ei ole meie õnnistus, vaid Jumala õnnistus ongi meie vara. See, et sul on Jumal ja tema õnnistus, see ongi sinu vara. Ja me rääkisime ka sellest, et rahal on mõju ja me saame rahaga, varaga, materiaalse asjaga mõjutada igavikku. Ja kui Jumal saab rahaasjus sind usaldada, siis sa saab usaldada selle sinu kätte. Ja nüüd me loeme Efeslastele 4:28. Efeslastele 4:28. See ütleb nii, kes seni varastas, ärgu varastagu enam. Selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Piibel ütleb, kes varastab, ärgu enam varastagu. Selge. Tehke tööd oma kätega, teenige ausalt elatist. Jälle arusaadav. Nüüd ta ütleb, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Ohoh, see juba ei ole enam nii selge. Kas Piibel nüüd ütleb, et tee tööd, et oma peret toita, tee tööd, et oma arveid maksta. Piibel ütleb, tee tööd, et oleks jagada, kellel on puudus. See on väga erinev sellest, kuidas inimene mõtleb. Me mõtleme, et see on ju laitsa hullumeelne. Ma jään ju niimoodi lõpuks nälga. Teen tööd ja jagan teistele. Aga kui nüüd panna kõrvale Jumala sõna, ma loen sulle veel Jumala sõna. Kui me paneme kõrvale Luuka 6:38, nagu ma just lugesin, et kui sa annad, siis sulle antakse kuhjaga, raputatud. Või 2 Korintlaste 9, 7 ja 8 ja 10 me loeme selliseid asju, et Jumal armastab rõõmsat andjat. Tema annab teile kogu armu rikkalikult, et teil oleks ikka kõike küllaldaselt, ning te oleksite rikkad iga hea teo tarvis. Tema annab seemet külvajale ja rohkendab teie külvi. Ja Matteuse 6:25-34 me oleme seda kuulnud, aga tasub veel kuulata ja ma loen teile selle lõigu. Seepärast ma ütlen teile, Jeesus ütleb siin, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse. Ning teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seas suudab muretsemisega oma elule ühe küünragi juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra, aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei ole nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, eks siis veel enam teid, te nõdrausulised, Piibel ütleb nii. Ärge siis hakake muretsema, öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevanisa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis hakake muretsema homse pärast, sest küll homne päev muretseb iseenese eest. Igale päevale piisab oma vaevast.
Ja siis me lugesime siin, et teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus. Kui poleks nüüd neid lubadusi, mida ma just lugesin, siis jääksid tühjad pihud. Aga me lugesime, et Jumal armastab rõõmsat andjat, autasustab neid, kes tahavad anda. Ja kui me anname, pannes Jumala riigi esikohale, Jumala sõna ütleb, kannan teie eest hoolt. Nii et ei ole vaja muretseda, millega riietuda ja nii edasi ja nii edasi. Jumal kannab hoolt lindude eest ja kõikide eest. Otsige esmalt Jumala riiki. Kõike muud antakse pealegi. Ja Jumal kannab meie eest hoolt paremini, kui me iseealiselt tegelikult oskaksime. Need tõotused on Jumala sõna. Need on jah ja aamen. Teenides ausalt elatist, et oleks jagada sellele, kellel on puudus. Ma ei tea, kuidas sinul, aga minul on kasvuruumi. Ma loen nüüd esimese ajaraamatu 29 ja ma loen sealt 1-10, aga niimoodi pisteliselt. Ja avame siis koos, ma avan koos teiega esimese ajaraamatu 29, 1-2. Ja see ütleb niimoodi, et ja kuningas Taavet ütles tervele kogudusele. Minu poeg Saalomon, ainus Jumala valitu, on noor ja vilumatu, aga töö on suur, sest see palee ei ole inimese jaoks, vaid on issandale Jumalale. Seepärast olen ma kõigest jõust hankinud oma Jumala koja tarvis kulda asjadeks, hõbedat hõbeasjadeks, vaske vaskasjadeks, rauda raudasjadeks, puid puuasjadeks, karneoolikivi ja ilustuskive, türkiise ja mosaiikkive, kõiksugu hinnalisi kive ja marmorit suurel hulgal. Eellugu on siis see, et Taavetil tuli soov hakata ehitama Jumalale koda. Nii nagu Piibel ütles siin, palee. Enne või kuni siis selle koja valmimiseni teeniti Jumalat telgis, Taavet tahtis hakata ehitama Jumalale paleed. Aga Jumal ütles talle, et mitte sina ei ehita, vaid sinu poeg Saalomon ehitab. Ja Taavet siis tegi seda, mida ta sai, ta küll ehitada ei saanud, aga eelnevast peatükist me loeme, et ta siis tegi valmis selle hoone ehitusprojekti ja siis ta tahtis hakata ka selle templi või selle palee ehitamiseks raha koguma. Ja me loeme siit, et siit esimesest ja teisest salmist me siis lugesime, et ta eraldas, ehk siis ühesõnaga riigi rahad. Ta eraldas siis riigi rahadest ühe suure hulga kulda, hõbedat, vaske, rauda, puud ja marmorit ja kalliskive. Ja siis ühesõnaga suur varandus. Ja siis salmis 3-5 ma loen sulle. Ja veel enam, kuna mu Jumalakoda on mulle armas, siis ma annan oma isiklikust kulla ja hõbeda varast oma Jumalakoja heaks, lisaks kõigele sellele, mis ma pühakoja tarvis olen hankinud. 3000 talenti kulda, ooфiri kulda, 7000 talenti selitatud hõbedat kodade seinte kardamiseks, kulda asjadeks, hõbedat hõbeasjadeks ja igasuguseks seppade käsitööks. Kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt issanda heaks kiita? Taavet siis andis ka oma isiklikust varast 1,2. Ja siin me siis lugesime seda, et 3000 talenti kulda. Ja Piiblis siis mainitud talent on kaaluühik ja 1 talent on 34,3 kilo. Ja kui ta andis 3000 talenti kulda, siis see tähendab, et ta andis 102 900 kilo kulda oma isiklikust varast. Ja kulla hind 13. juuni 2025 seisuga on 95 000 eurot kilo. Ja hõbeda hind oli üleeile, täna on 15. on ju, üleeile oli 1000 eurot kilo. Ja nüüd kulda antis ta siis 102 900 kilo ja kulla väärtus siis 95 000 eurot kilo, siis kokku andis Taavet isiklikust varandusest või isiklikust varaaidast 9 miljardit 775 miljonit 500 000 eurot.
ja kui ta hõbedat andis 7000 talenti, siis see oli 240 100 kilo. Ma ei kujuta ette, kui palju kaameleid või millega iganes neid vedasid, kui palju pidi seda, kui kaua selle kogumine aega läks. Ma ei tea, kus seda kõike küll hoiti, aga hõbeda väärtus siis oli 240 100 000 eurot. Nii et kokku annab see siis väärtuseks 10 miljardit 15 miljonit 600 000 eurot. Selle andis Taavet isiklikust varast. Andis riigist ja siis andis ka isiklikust varast. Ja siis salm 5 ta ütleb, et kes tahaks täna vabatahtlikult ka oma kätt issanda heaks täita. Eelnevalt ütles ta siin hästi, et kuna mu Jumala koda on mulle armas, siis ma tahan ka anda. Ja siis ta küsib, kes tahaks ka vabatahtlikult oma käe külge panna. Ja salmist 6 ja 7 me loeme, et ja perekondade peamehed, Iisraeli suguharude vürstid, 1000 ja 100 pealikud ning kuningatööde ülevaatajad andsid vabatahtlikke ande. Nad andsid Jumalakoja töö heaks 5000 talenti ja 10 000 aadarkoni kulda, 10 000 talenti hõbedat, 18 000 talenti vaske ja 100 000 talenti rauda ja kellel leidus kalliskive, andis need issanda koja varanduste hulka keersonlase Jehieli käe alla. Nii et siis, kui ma selle kulla ja hõbeda siis enam-vähem rahasse panin, siis see oli siis 16,3 miljardit kulda, pluss 10 000 adarkoni. Mis see oli, seda ma ei teadnud. 16,3 miljardit eurot kulda. Mis ma ütlesin? 16,3 miljardit eurot selle väärtuses kulda. Pluss 10 000 adarkoni, see on siis vana Iisraeli hõbe või kuldmünt, mille vääringut ma ei leidnud, aga hõbedat siis annetati 343 miljonit eurot. Lisaks siis veel vaske ja rauda. Palju. Väga palju. ja salmis 9 Taavet ütleb, ja rahvas rõõmustas nende vabatahtlike andide pärast, sest nad olid rõõmsa südamega issandale ande andnud ja kuningas Taavetki oli väga rõõmus. Ja 13 ja 14 salm ma loen sulle. Ja nüüd, meie Jumal, me täname sind. Ja me ülistame sinu aulist nime, sest kes olen mina ja kes on mu rahvas, et meil on jõudu nõnda vabatahtlikult anda. Tõesti, kõik tuleb sinult ja sinu käest oleme sulle andnud. Taavet tänas Jumalat, et neil oli jõudu nõnda vabatahtlikult anda. Neil oli palju jõudu. Ja tõesti, see on tänu ju väärt, et sul on nii palju anda. Ja ma usun, et kes meist ei tahaks samamoodi tegelikult mõelda, tänu sulle, Jumal, et mul on jõudu nii palju vabatahtlikult anda. Mina tahaks küll järjest rohkem anda, et mul oleks järjest rohkem jõudu vabatahtlikult anda. Ja need miljardid, mis siin siis Jumalakoja ehitamiseks või selle palee ehitamiseks anti. Teine ajaraamatu 16.9. Teise ajaraamatu 16.9, see ütleb niimoodi, et sest issanda silmad jälgivad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad Jumala poole. Ja siira südamega see on, kelle süda on täiuslik tema suhtes, puhas, rahulik, täielik. Ja võimsasti aidata, see on Jumala süda. Tema tahab meid võimsasti aidata, aga ka minul on selles oma roll täita, nagu siin need anumadki meile kirjeldavad. Ja meil on oma roll sellest täita, kas meie süda on siiras tema suhtes. Ja süda, mis siira südamega hoiab Jumala poole, mis on täiuslik Jumala suhtes, mis on puhas ja rahulik ja täielik. Selline süda usaldab Jumala sõna ja teeb selle järgi. Ja kui nüüd vaadates neid summasid, mis Iisraeli rahval oli, vabatahtlikult jõudu annetada. Ja pannes tähele ka salme, mis piiblis andmist kirjeldavad, kui Jumal meile annab selle eest, kui meie anname rikkalikult, rohke, kuhjaga, õnnistust küllastuseni.
Ja lugedes ka piiblist seda, milline keskkond saab olema meie igavik, kus on tänavad puhtast kullast, kus on uhked, eriliselt välja valitud kalliskivid, pärlid, siis ma mõistan seda, et see on Jumala poolt Jumala lapsele loomulik eluosa. Sest Jumala käes on ju tema päralt on kõik kuld ja hõbe. Aga see Jumala lapse lihalik meel, tema patune loomus ja ka Jumala sõna mittetundmine röövib selle temalt ära. Ja lihaliku loomusega kaasnebki see rahaahnus, kadedus, isekus, ka võltsalandlikkus, kus meie sisse kuidagi tuleb see arvamine, et usklikul ei tohi palju vara olla, et see on kuidagi ebapüha, kui on palju vara ja et kasinus, see on see peamine asi usklikul. See on tegelikult võltsalandlikkus. Ja lihaliku inimese hing, me lugesime laulude raamatust ükskord, on see põrmu küljes kinni. Me oleme selle lihalikkuse tõttu, me kaotame selle, mis on tegelikult Jumala lapse loomulik osa. Meie lihalik meel, millega kaasneb rahaahnus, isekus, kadedus. Ja see lihalik inimene, kes hoiab põrmu küljest kinni, ta on otsegi see, kes hoiab kondist kinni, kui samal ajal on tal võimalus süüa mahlast steiki, mahlast liha. Ja mitte ainult ise süüa, aga ka teistele anda. Ja kui Jeesus õpetas mäejutluses andmise kohta, siis ta ütles Matteuse 6. peatükis ja 3. salmis, et sina aga, kui sa oma almust jagad, siis ärgu su vasak käsi teadku, mida su parem käsi teeb. Ja see eeldab täpselt sellist suhtumist, nagu me lugesime 2. ajaraamatu 16.9, mis ütleb, et issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Siira südamega, kelle süda on täiuslik, tema suhtes puhas, rahulik, täielik. Täielik Jumala usaldamine. Süda on rahulik, parem käsi ei tea, mida vasak käsi teeb. Meil on vaba tahe ja me võime teha, mida me tahame. Me võime valada endiselt pisikesest anumast, voolata välja, me võime neid anumaid suurendada ja sama mõõduga, millega meie mõõdame, mõõdab tema meile tagasi. Ja me võime teha, mida me küll tahame ja Jumala sõna ütleb ju ka, et ma panen sinu ette elu ja surma. Soovitus on ka seal juures, vali elu. Aga meie valikutest, sa võid teha, mida sa tahad, aga valikutel on tagajärjed. Otsustel on tagajärjed, suhtumisel on tagajärjed ja meist endist sõltub nii palju. Ja vahest ma mõtlen küll, et Jumal, miks sa annad inimesele, miks sa annad mulle nii vabad käed? Miks kogu aeg see pall on nagu minu käes see viimane sõna, et kas ma ütlen jah, kas ma usaldan, kas ma usun? Mõtlesin, et Jumal, anna mulle vahest, natuke, et ma õigel teel rohkem oleksin. Aga nii ta on. Ta paneb meid valiku ette ja valikutel on tagajärjed. Kuidas me usaldame? Kas me oleme need siira südamega, kelle südames on see puhas suhtumine temasse, täielik, rahulik, täiuslik? Meist endist sõltub nii palju. Ma ükskord alustasin jutlust ka sellega, et me oleme otse kui iseenda orjad, ise paneme ennast puuri, ise otsustame, kas ma hoian ennast puuris või lendan taeva all, sirutan välja tiivad ja lendan kõrgel. See on meie valik. Jumal ei sunni meid mitte millekski, aga ta ütleb, siin on see retsept, siin on see sinu käsiraamat, kus sa võid lugeda ja sa võid seda järgida. Issanda silmad jälgivad kogu maad ja kui ta näeb see siiras südant, kes on puhas, rahulik, täielik, siis ta paneb töösse oma võimsa abi. Siis ta tahab võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole.
Ja ma meenutan veel meie salmi 3. Johannese kirjast 1. peatükist ja 2. salmist lõpetuseks, mis ütleb: armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi. Sinu huvides, et sul läheks igati hästi, et sa oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. Aamen.